Tere kõigile! Minu nimi on Kätlin Kirna ja siin selle slaidi peal on kirjas, et ma töötan sellises asutuses nagu CGI, mida ma ka teen. Ma olen küberturbekonsultant, kes peamiselt tegeleb laste küberturbemänguga, millest me pärastpoole ka räägime. Küll aga muul ajal ma olen mitmetest teistes ametitest. Olen nii Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste lektor, Tallinna Tehnikaülikoolis töötan spetsialistina ja tegelikult ma töötan ka mitmetes koolides valikaineõpetajana ja sealhulgas õpetan küberturvet gümnaasiumile. Ehk siis ähm, on väga erinevaid viise, kuidas ma selle teemaga kokku puutun. Aga tänase webinari teema on arvutimängud ja just see, et mida võiks teada õpetaja. Ja või minu siis fookus on muuhulgas see, et ma räägin natukene mängude taustast, ehk siis see on eelkõige võib-olla neile, kes ei ole mängude maailmas eriti kodus, aga siis räägime ka natuke spetsiifilisematest asjadest. Ja meie tänane ajakava või meie tänane plaan on siis selline, et kõigepealt ma tutvustan natuke arvutimängude teemat laiemalt, siis räägin varjupoolest, siis räägin kasuteguritest ka, et mõte on, et sedapidi on ehk parem, kuna siis jääb positiivsemad asjad kõlama. Lõpus on ka natukene soovitusi, et mida võiks siis mängudest teada. Võtame kokku ja samamoodi siis ma tutvustan ka ühte siis küberturbemängu ja räägime ka natukene sarnastest siis küberturbematerjalidest veel, mida siis mida võiks teada. Ja noh, lõpupoole siis saab küsida ka küsimusi, aga saab küsida ka jooksvaid küsimusi, et mul on chat lahti, et kui on mingi mure, siis ma saan ka igal hetkel reageerida. Ja kes vaatab seda lindistusena pärast, siis kõige lõpus on ka minu meiliaadress, et kui siis on küsimusi veel, siis saab mulle saata meili. Aga kõigepealt, miks me sellest üldse räägime, on sellepärast, et lapsed mängivad hästi palju erinevaid mänge. Sõna arvutimäng on võib-olla natukene vale siinkohal, kuna enamus mänge, mida lapsed mängivad, eriti nooremad lapsed, ei ole tegelikult arvutis, vaid on näiteks telefonis. Aga see ei muuda seda, et tegemist on siis inglise keeles video games, ehk siis tegemist on selliste digitaalsete mängudega. Ja miks me sellest räägime, on sellepärast, et lapsed mängivad neid mänge hästi palju. Nad teevad igasuguseid asju nendes mängudes ja kui ma käin koolides külas ja räägin õpilastega ja sealhulgas ka väga noorte õpilastega, siis kõik mängivad midagi. Ja kas nad mängivad siis ja sealhulgas nad mängivad ka selliseid mänge, mille kohta ma alati ütlen, et kas su vanemad ka teavad, et sa mängid neid, aga kas su vanemad teavad, et sa ei tohiks neid mängida. Ehk siis täna me räägime ka sellest, et milliseid mänge siis väiksed lapsed ei tohiks mängida. Aga mis on kõigepealt kõige olulisem meelde jätta, on see, et tegelikult mängud ei ole ainult laste teema, mängivad ka kõik. Arvutimängud tegelikult meie ellu jõudsid juba väga ammu, et tegelikult esimene mäng on pärit juba aastast 1947. Küll hiljem peamiselt mängud jõudsid eelkõige läänemaailmas igasugustesse siis mängusalongidesse, inglise keeles arcade, kus siis sai mängida suurtes kastides mängudega ja alates siis midagi jooksis, midagi hüppas, kohe vaatame seda ka. Aga siis 1970. aastatel jõudsid mängud ka kodudesse, jällegi peamiselt siis teisel pool raudset eesriiet. Eelkõige siis oli kõige esimene mäng, mida paljud ka teavad, oli Pong. Pong on siis mäng, kus põpp, pallikene käib edasi-tagasi ja siis sina pead seda lööma edasi-tagasi. Ehk siis see on see, kus kõik nagu alguse sai ja siis tänapäeval, kui sa vaatad, mida mängitakse, siis hoopis teine maailm on. Aga väga suur selline plahvatusmäng siis koduste mängudega oli eelkõige siis 80-ndatel, kus siis mängud jõudsid rohkem arvutitesse, arvutid jõudsid sellisele tasemele, et sa said seal mängida mitte ainult tekstimänge, aga asjad ka juba jooksid ringi ja hüppasid ringi. Ja samamoodi jõudsid koju hästi paljud konsoolid. On terve põlvkond inimesi, eelkõige läänemaailmas, kelle arvates kõik arvutimängud on Nintendo. Ehk siis tegelikult miks ma seda ka räägin, on sellepärast, et mängud ei ole uus nähtus ja isegi kui sa vaatad praegu seda videot ja mõtled, no aga mina ei ole kunagi arvutimänge mänginud, siis tegelikult on ka juba Eestis terve põlvkond inimesi, kes alustasid oma arvutimängude või telekamängude karjääri
juba 90-ndatel. Et ma mäletan, et minule esimesed mängud jõudsid koju 90-ndate alguses ja kui te mõtlete, et noh, see oli mingi väga väike asi, siis äkki teil mõnel teist tuleb ka meelde see, kui 90-ndatel ja müüdi siukseid pisikesi käes ka kaasaskantavaid mängukesi, kus Nubagadi korjas mune. Et ka need on arvutimängud, kõik siuksed pisiasjad on ka arvutimängud, et kõik, mis on digitaalsed mängud, on arvutimängud. tänapäeval mängud on muidugi väga mitmekesised. Enam ei ole küll niivõrd palju siukseid mingeid suvalisi mänguautomaate, mis sul saad kaasas tassida, aga selleks on meil telefon, et nii lapsed kui täiskasvanud mängivad tänapäeval mänge nii telefonides, arvutites, kodus siis mängukonsoolides ja me oleme jõudnud ka sinna punkti, kus suur osa konsoolidest on ka kaasaskantavad või siis on mingid versioonid neist kaasaskantavad, mis tähendab seda, et pikale lennureisile saab võtta mänge kaasa mitmel erineval moel. Nüüd, mis asi üldse on arvutimäng, on tegelikult päris keeruline defineerida, sellepärast et jah, kui sa näed, et ekraanil midagi jookseb ja hüppab, tundub, et see on arvutimäng. Aga tänapäeval on väga palju asju ka mängustatud, oleme jõudnud sinna ajastusse, kus see ei ole ka ainult arvutimängude teema, ka ise, eriti kui te kuulate, olete õpetajad, siis võib-olla ka teie olete teinud klassis midagi sellist, mis on kergelt mängulise maiguga. Et seesama kehtib igasuguste äppide ja igasuguste veebirakenduste kohta. Näiteks on võimalik tõmmata alla endale to-do list või siis selline, kus sa saad panna endale kirja kõik, mida sa pead tegema ja teed sellest mängu. Ja ma ei mõtle selle all seda, et sa iseennast premeerid, vaid mäng ongi sinna juurde loodud, et iga kord, kui sa midagi ära teed, siis sa saad uue tugevuspunkti ja ühel hetkel saad siis minna draakonit maha lööma. Samamoodi on väga palju interneti õppimist mängustatud. Päris mitmed kuulajad tõenäoliselt teavad sellist asja nagu Duolingo, kus siis tegemist on keele õppimise siis rakendusega, kuigi noh, paljuski on tegemist pigem mänguga, kus sa kogud punkte ja üritad teistele ära teha. Ehk siis mis on selle mängu ja mittemängu piir, on tegelikult väga raske öelda tänapäeval. Aga meie vaatame täna peamiselt ikkagi neid asju, mis ei ole mitte nii-öelda muu asi mängustatud, vaid pigem ongi päris mängud. Mänge saab jaotada ka väga mitut moodi. On sellised mängud, mida sa mängid üksi, sellised, mida sa mängid mitmekesi. See mitmekesi võib ka olla ka nii, et sa mängid koha peal näiteks, et inimesed peavad olema samas ruumis. Et kes mäletab 90-ndate siis telekamänge, siis on 2 pulti ja 3 last ja palju pahandust. Aga tänapäeval on väga palju mänge ka veebis, mis tähendab seda, et sa võid olla tegelikult ruumis üksinda, arvuti taga istud üksinda, aga siis sinuga koos mängivad teised ka. Mis on ka oluline teada, on see, et väga paljude selliste mängudega kaasneb ka hästi palju suhtlust, sealhulgas saab kirjutada, saab ka juttu rääkida, ehk siis on aina enam ka selliseid suuri mänge, kus lapsed mängivad internetis täiesti põhivõõrastega koos, kõrvaklapid peas, räägivad nendega juttu. Et kui te aeg-ajalt mõtlete, kus lapsed nii palju inglise keelt oskavad, siis väga palju tulebki sellest, et nad on mänginud 2 ameeriklase ja 3 tšehhi tüübiga juba viimased 3 kuud. Väga palju saab mänge jaotada selle järgi, et mis tegema peab. Kas ma pean seal mingi probleemi lahendama. See võib olla hästi lihtne asi, näiteks, et sa pead panema näiteks puslet kokku. Kõige tuntum traditsioonilisem pusle lahendamise mäng või niisugune lihtne ülesande lahendamise mäng on Tetris. Tulevad alla neljastest tükkidest koosnevad asjad ja sa pead nende ritta panema. On hästi palju strateegiamänge, kus sa pead lahendama suuri ülesandeid. On igasuguseid mänge, mida kutsutakse platvormerid, kus siis sa pead ringi hüppama. Kes vanakooli mänge teab, siis näiteks Mario on platvormer mäng. Väga populaarsed on ka tulistamismängud, neid on ka väga mitut sorti, kus sa käid ringi ja teed piu-piu, kõik saavad surma. Samamoodi on igasuguseid muid mänge, alates sellest, et noh, mida siin ekraanil näete, lisaks on igasugused muud tüübid ja sinna juurde tulevad ka igasugused segutüübid.
ja on ka selliseid mänge, mis on hästi-hästi keerukad. näiteks Minecraft, kus sa peadki lahendama hästi palju probleeme selleks, et ellu jääda ja sinu maailm on lõputu. et on ka selliseid mänge, kus ei olegi sulle ette antud väga spetsiifilist eesmärki, et nii, nüüd sa pead seda tegema. ei ole printsessi, mis kuskil lossis on, mis on vaja ära päästa, vaid sa lähed mängu sisse ja sinu ülesanne ongi ela siin nüüd, tee midagi. Tahad sa midagi ehitada, no aga ehita siis midagi. siin on sulle tükid. kas keegi ütleb sul, mis sa ehitama pead? ei ütle, ise vaatad, ise otsid metsast puud, ise teed kirve, ise raiud puud maha. ja Minecraft on siinkohal hea näide ka disainivõimekusest, et teinekord, kui teil on näiteks laps mängib Minecrafti, siis minge uurige või ka õpilane mängib, minge uurige, mida ta on siis ehitanud, et Minecrafti maailmas on lapsed ja täiskasvanud ehitanud täiesti uskumatuid asju. on taas toodetud päris elus olevaid maju ja linnu ja nii edasi, kuni siis igasuguste põnevate labürintide ja siis omaette maailmadeni välja. Enamus mänge on mängud, selles mõttes, et nende eesmärk ongi see, et sul on tore ja lahe, et sa mängid, aga on omaette ka õpimängud, mille eesmärk on siis eelkõige midagi õpetada. ja neid mänge on ka palju. Need on ka väga erinevad. kõik see, mis eelnevalt oli kirjas, kõik see kehtib ka selle kohta, et kui tegemist on näiteks õpimäng, et on ka virtuaalseid õpimänge. ja samamoodi ei ole väga selget erinevust nende õpimängude ja mitteõpimängude vahel, et see ei ole niimoodi, et on jah-ei, vaid ta on selline hall ala, et nad lähevad vaikselt üle. samamoodi on mänge võimalik jaotada selle järgi, et kas nad on tasuta või tasulised, ehk siis kas sa pead midagi maksma selleks, et mängida. sellest maksmisest me kohe räägime ka natukene. me alustamegi äkki sellest, et hästi palju räägitakse mängude varjupoolest. ja ma kõigepealt hakkan võib-olla selle küsimusega peale, et kas arvutimängu sõltuvus on olemas. tegelikult ma ei tea, keegi ei tea. seda teemat on uuritud päris palju ja selget vastust ei ole tulnud. loomulikult on ja võib-olla ka siin selle vaatajate seas on inimesi, kellel on hästi suur probleem, et see peres näiteks keegi on väga suur arvutimängusõltlane, et ta ainult elabki selles maailmas. et on kindlasti õige, et selliseid juhtumeid on, aga kas tegemist on sõltuvusega selles laiemas mõistes või mitte, ei ole väga selge. teisest küljest sõltuvus on üldsegi väga segane olukord ja selleteemalised uuringud on üleüldse väga mitmesugused, sealhulgas ka näiteks alkoholi või mingi muu asja sõltuvuse osas. küll aga me teame seda, et jah, võib juhtuda nii, et lapsed või täiskasvanud sukelduvad nii tugevalt oma mängumaailma, et muu elu jääb täiesti kõrvale. et seda kindlasti juhtub. küll mina esindan ka seda poolt, kes seda noh, uuringute tulemusena on sinna jõudnud, et tõenäoliselt on see pigem sümptom kui põhjus. ehk siis noh, tahaks minna sinna maailma, sest et tegelikult mis on hästi tore arvutimängudes, on see, et seal on teatud loogika. ja kui muu maailm tundub selline segane ja asjad ei lähe nii, nagu sa soovid, siis arvutimängus sa saad alati nii palju vaeva näha ja nii kaua tegutseda, kuni sa saad selle, mis sa soovid. ehk siis ta on lihtne, ta on otsekohene, isegi kui see mäng on keeruline ja seal on miljon asju, mida sa pead tegema, siis seal on teatud loogika ja kui sa selle loogika oled lõpuks läbi hammustanud, siis sa saad edukas olla seal mängus, mis on palju lihtsam kui päriselus, olgem ausad. küll aga on teada ka see, et noh, arvutimängude puhul, kui selle sõltuvuse teemast edasi minna, juhtub aeg-ajalt seda, et satutakse noh, sõltuvusse mitte niivõrd mängust, kuivõrd sellest, mis seal mängu sees toimub. ja sellest me räägime ka nüüd jooksvalt kohe. küll aga ennem kui me selle teema juurde lähme, siis küsimus, mis kõigile kuulajatele korraks annaks mõelda, on see, et paljud arvutimängud maksavad. mõned teist, kes palju mängivad, siis oskavad midagi vastata, aga mõned mõtlevad, et noh, mõelge, millal ta viimati oli, kui palju arvutimängud maksid. vastus on, et arvutimäng võib maksta mitte midagi kuni absoluutselt kõik. ehk siis
mõned on inimesi, kes on arvutimängude peale kulutanud ja isegi mitte mängude, vaid mängu peale kulutanud kuuekohalise summa eurodes. See küll vist oli dollarites, aga noh, ta tuleb umbes sama välja. See mäng on Clash of Clans, kohe räägime. Ehk siis, kui palju arvutimäng maksab? Seinast seina. Kõigepealt, kuidas üldsegi mängud raha teenivad? Loomulikult on need mängud, mis on rahastatud kuskilt mujalt. Näiteks neil on kas või seesama Euroopa Liidu rahastus, nagu meie webinari siin, või neil on mingi muu spetsiaalne rahastus, mille siis eesmärk ei olegi, et mängust tuleb raha. Aga nemad on väga väike osa. Enamus mänge ikkagi soovib teenida raha. Sest et mängude ehitamine on tegelikult väga kallis, eriti nende mängude, mis on need hästi suured ja uhked mängud. Väga palju raha läheb sinna. Niisiis, küsimus on, palju mängud maksavad ja kuidas me selle eest maksame? Traditsiooniliselt kõige lihtsam viis mängu eest maksta oli see, et sa läksid kas siis poodi või hiljem näiteks veebipoodi ja ostsid mängu. Nüüd oli see sinu oma, sa oled maksnud selle eest raha. Mõnes mõttes on see jäänud alles, et see on kindlasti üks võimalus, kus mängud raha küsivad. Ja hinnad küll on siinkohal tõusnud, mis on oluline tähele panna. Väga pikka aega oli reegel, et ükski arvutimäng ei tohiks olla, noh, kui sa ostad mängu, ei tohiks olla kallim kui $60. Praeguseks on see alghind juba tõusnud vähemalt $80. Aga see tähendab seda, et noh, ütleme kuni siis $80, noh, mõned on erandid ka, mis on kallimad, aga jääme selle 80 juurde, on siis see, mille sa maksad selleks, et ei olnud mängu, nüüd sul on mäng. Ja see on üks viis jätkuvalt, kus mängud raha küsivad. Nüüd, seega kahjuks ei ole ainus asi, mille eest saab raha välja käia ja mitte ainult saab, vaid teinekord peab. Väga paljudel mängudel on lisasisu, mille eest sa pead juurde maksma. See hakkas peale väga vaikselt, paarkümmend aastat tagasi, et noh, sa ostsid mängu ja siis ütleme korra aastas tuli sellele mingi laiendus välja, et näiteks mingi uus kaart või ma mõtlen selle all maakaarti, et mingi uus maakaart, mida mööda minna uurima, mingid uued asjad, mingid uued ülesanded, mida lahendada, uued levelid, mida lahendada. Ja see oli siis see, mille sa ostsid lisaraha eest juurde ja selle me lisame siis sellele esialgsele summale veel lisaks. Samamoodi on lisasisu tänapäeval ka sellisel kujul, et sa ei osta konkreetset sisu, vaid sa ostad juurdepääsu. See tähendab seda, et näiteks mul on siin 3 logo ka, näiteks sa ostad juurde hooajapääsme. Hooajapääse tähendab seda, et sul on juurdepääs mängule, vabandust, nii korras, et sul on juurdepääs mängule näiteks kuu aega. See tähendab seda, et muidu sa võid mängida seda mängu küll, aga selle mängu põhiosa, näiteks siis see, et sa saad teistega koos mängida, mis on näiteks Fortnite'i põhiline eesmärk, siis see on selle taga, et sa pead ostma hooajapääsme. Mida see tähendab? Tähendab see seda, et kui sa oled algselt ostnud mängu mingi raha eest, siis sa pead regulaarselt juurde maksma, et seda algselt ostetud asja saaks kasutada. Nüüd, mis summadest me räägime? Kui me räägime nendest lisasisudest, siis üks hea näide on Hearts of Iron, näiteks siis Hearts of Iron 4. See on mäng, mis on hästi populaarne eelkõige teismeliste seas, teismeliste poiste seas eelkõige. Ja selle, noh, kui osta kõik kaardid seal kokku, kõik see lisasisu kõik kokku, siis maksab see viimati, kui ma vaatasin, maksis $170. Või sa ostad põhimängu ja siis maksad iga kuu $7 selle eest, et sa saad kogu sellele lisasisule juurdepääsu ja niikaua, kuni sa maksad seda.
ehk siis näide sellest, kuidas noh, see summad tulevad kokku väga suured. Fortnite on ka üks nendest, kus siis noh, regulaarselt pead maksma. Selliseid mänge on hästi palju, igasugused just eelkõige online mängud, kus sa mängid teistega koos. aga noh, need võivad olla ka üksi mängimise mängud, kus sa lihtsalt pead alla tõmbama mingeid lisapõnevaid lahendusi, põnevaid asju. nüüd üks asi, kust veel hästi palju mängudega raha teenitakse, on sellised asjad nimega mikrotehingud. mikrotehingud on paljuski selline, noh, kuidas ma seda nüüd viisakalt ütlen, pesueht manipulatsioon. Sest et ma juba maksin selle mängu eest või tegelikult väga tihti, ega tegelikult sa ei maksnud selle mängu eest. Sa saad tõmmata selle mängu alla täiesti tasuta. võtame näiteks Candy Crushi. ma panin Candy Crushi siia sellepärast, et Candy Crush on tegelikult pigem populaarne täiskasvanute seas, et see ei ole üldse laste probleem. lastel ei ole üldse nii palju raha. Sellised mängud ei ole tehtud selleks, et kellegi 8-aastane seda mängiks. Need on tehtud selleks, et seda mängiks 38-aastased. nii, Candy Crushi mängid ja sa mängid Candy Crushi, mängid ja mängid, sulle päris meeldib see mäng, tasuta mäng ka, väga hästi saadud. ja siis sa jõuad sellise siis levelini, kus no sa ei saa tehtud seda. ei saa ega ei saa. Aeg saab otsa või käigud saavad otsa või mis iganes sa pead seal tegema, mis iganes ta jälgib, et mida sul peab olema, mis see piirang on. ja noh, sa ei saa tehtud seda. aga kui sa maksad $1, ma muidugi ei ole ammu Candy Crushi mänginud, ma ei tea, kui palju ta nüüd on, aga maksad näiteks $1, siis sa saad natuke aega juurde ja sa saad ühe lisaasja, mis aitab sul seda levelit ära teha. $1 on väga väike summa. no ei ole hullu, maksame ära. noh, tegelikult see ei olnud isegi $1, see oli $99 ja noh, eurodes on see ju veel vähem, eks ole. Nonii, sa said leveli tehtud. järgmine level läheb päris kenasti. siis jälle läheb jälle kinni, jälle ei saa edasi. ja mida rohkem sa mängid, siis seda rohkem tekib seda olukorda, et sa jääd kinni. sa oled kasutanud ära igasugused power-up'id ja mingid lisaasjad, mis aitavad sul leveleid paremini ära teha ja sul tekib frustratsioon, sest sa oled lihtsalt kinni ja sa ei saa edasi. aga asi, mis sind edasi aitab, on seesama väikene summa, mille sa maksad. ja kui sa mõtled, okei, aga kus see manipulatsiooni koht on, minu enda otsus on ju see, et ma seda raha maksan. siin on kaks asja, mis on manipulatsiooni koht. esiteks, need levelid ongi nii disainitud, et sa ei saa neist läbi ilma kas siis väga hea õnne või siis nende lisavahenditeta. ja teiseks, level saab läbi, siis hakkab sul kell tiksuma 10, 9, 8. sul on täpselt nii kaua aega, kuni ta nulli jõuab, et otsustada, kas sa maksad selle $1 või ei maksa. esimene kord mõtled, noh muidugi ei maksa. teinekord ka mõtled, muidugi ei maksa. kui sa oled 25. korda selle level peal kinni jäänud, siis sa leiad, et sa võiksid selle maksta. sedasama juhtub ka lastega. lapsed ei mängi tavaliselt Candy Crushi, aga nad mängivad midagi muud. ja näiteks ühel hetkel väga populaarne oli Pokemon Go. pallid said otsa, sa ei saanud oma Pokemoni kätte. aga kui sa maksad noh, ühe euro, sa saad jälle ühe palli juurde. või siis, kui sa oled juba näiteks teismeline, sul on rohkem raha, siis kui sa maksad 15, siis sa saad 20 palli, see on ju palju soodsam. ehk siis sa maksad need kogu aeg juurde, sellepärast et mäng ongi nii disainitud, nad eeldavadki, et sa seda maksad. nüüd seda kõike kuulates võib tekkida tunne, et no aga mingi euro siia-sinna. mäletate seda Clash of Clansi ja kuuekohalist summat? Clash of Clans toimib täpselt samamoodi. ja Clash of Clans on maailma kõige enam raha teeninud mäng. see on tasuta mäng. ja kuidas ta teenib raha? Nende samade väikeste tehingutega. samamoodi mikrotehingud ei ole ainult selleks, et ennast edasi aidata. seal on ka teistmoodi manipulatsioone. näiteks tuleme tagasi selle Fortnite'i juurde. Fortnite on mäng, kus sa jooksed ringi, tulistad teisi ja eesmärk on see, et ühele kaardile pannakse maha hunnik mängijaid ja sina pead olema viimane, kes ellu jääb. kes on näljamängude filmi näinud, see on nagu see. aga sa näed ka teisi mängijaid ja teised mängijad näevad sind.
ja kui sa saad kellelegi pihta, siis sa saad teha ühe laheda tantsu. Sinu riided, sinu relvad, sinu tantsud, mida cool'imad tantsud sul on, siis seda enam sa oled nende eest raha maksnud. ehk siis kõik see on raha taga. ehk siis mingid asjad on loomulikult osa mängust ja mingid asjad on see, mida sa ostad selleks, et näidata. Jällegi siin tekib see küsimus, et aga Kätlin, kus siin on manipulatsioon? Manipulatsioon on siin just sellepärast, et see ongi mäng üles ehitatud nii, et sa tahad teistele näidata, kui cool sa välja näed, kui lahedad riided sul seljas on. Et on ka täiesti selliseid mänge, kus mängu kogukond eeldabki seda, et sul ongi kõige ägedamad relvad, kõige ägedamad riided. Ja see ei ole nüüd ainult need 3 mängu, et ma nüüd valisin need ainult 3 mängu maailmas. ei, neid on väga-väga palju, kes kasutavad kas siis neid natukene abi või siis, et pead ostma mingisuguseid lahedaid asju endale juurde. Teinekord aga sa ei maksa tegelikult neid mikrotehinguid mitte rahaga, vaid kuidas sa saad siit levelist nüüd läbi. Kui sa klõpsad sellele nupule, siis ta näitab sulle reklaami. Ehk siis tegelikult ka nendes mängudes, kus sinu rahakotist ei lähe tegelikult üldse raha, siis sa ikkagi maksad selle mängu eest. sa maksad sellega, et sa vaatad selle reklaami ära. Ehk siis ka need mängud teenivad raha. ja kui mõtled, noh, kuidas nad raha teenivad, ma ei anna ju neile raha. Seesama reklaam annabki neile raha, et sina seda reklaami vaatasid, et seda jälgitakse. nii et meie lapsed, kes on kasvanud üles telefonimängude ajastul, siis nendest enamus on harjunud sellega, et mängud näitavad reklaame. Noh, siiamaani tundub, et kõik on nagu, no vähemalt ei ole illegaalne. noh, ta ei ole võib-olla meeldiv, aga ta ei ole illegaalne. räägime natuke illegaalset juttu ka. Aina enam on mängudesse sisse jõudnud hasartmängud ja selle all ma ei mõtle mitte midagi muud kui pesueht hasartmänge. ehk siis, kui ma ennem rääkisin sellest, et teinekord on sul võimalik raha eest osta mingeid lahedaid riideid või relvi või mis iganes, siis on kahjuks jõudnud mängudesse ka selline fenomen, kus raha eest ostad sa endale, ei tea, pärast paistab. sa maksad raha selle eest, et kuskilt saada näiteks üks kast, seda kutsutakse, või siis saada endale lisaasju, et sa saad minna seda kasti kuskilt leidma. no näiteks sa käid mööda kaarti ringi, näed, ahaa, siin on kast, aga selle omamiseks sa pead maksma raha. sa ei tea, mis seal kasti sees on. kasti avamine maksab $5. aga mis seal kasti sees võib olla? no selle sees võib olla mingisugune riietus, mis maksab $2, võib-olla $1, aga võib-olla maksab $100. keegi teist muidugi praegu võiks mõelda, et noh, mis asja, mängu sees on mingi asi, mis maksab $100. on ka veel kallimaid asju, olenevalt mängust. ehk siis tegemist on pesueht hasartmänguga, sa maksad $5 ja sa ei tea, mis selle sees on. täpselt samamoodi nagu kasiinos, siis loomulikult maja võidab, mis tähendab seda, et enamus nendes kastides on asjad, mis on väärt vähem kui $5. keegi ei anna sulle midagi kallimat. see tähendab seda, et päris paljudesse mängudesse on jõudnud pesuhasartmängud, mis on jõudnud ka nüüd selleni, et päris mitmetes riikides on selliseid konkreetseid mängumehhanisme hakatud ära keelama. Eestis ei ole see diskussiooni veel jõudnud, küll aga on see olnud juba Suurbritannias ja Belgias ja ka vähemal määral USA-s, et mida ikkagi teha. sellepärast need hasartmängud on jõudnud ka mängudesse, mis on mõeldud lastele, samamoodi ka täiskasvanute mängud, mida näiteks üks asi, mida soovitatakse näiteks kasutada, milleks soovitatakse arvutimänge kasutada, et ongi näiteks hasartmängusõltlastele, et selle asemel, et minna mängima pokkerit kuskil ja raha kaotada, mängi seda mängu, see maksis $50, mängi seda. ja on ka juba juhtumeid, kus siis inimesed on rahulikult hakanud mängima, et noh, see on tervislikum kui hasartmängur olemine ja nüüd on hasartmängud ka nende mängudesse jõudnud. nüüd kõige selle juures võib tekkida küsimus, et no okei, aga siis noh, miks ma peaksin üldse tegema neid, et mind ei huvita, noh, kui see levelisse kinni on, ma kustutan mängu ära. kui mingid mängud hakkavad järsku maksma $170, noh, miks ma peaksin seda ostma, siis väga palju mõjutab just mängude ja raha küsimust internet.
väga paljud noored, koolinoored juba ka algklassides vaatavad väga palju Youtube ereid, vaatavad Twitch'ist striimereid. striimerid on need, kes siis teevad midagi ja edastavad samal ajal. See tähendab seda, et nad näiteks mängivad mingit mängu ja siis see on internetis üleval täpselt samal ajal, mida ta mängib. Ja väga paljud lapsed saavad sealt ideid, mida mängida. Samamoodi siis vana hea kaaslaste surve, et kas sul ei olegi juba Fortnite'i või? Toon teile näite, et kui ma käin koolides rääkimas ja küsin õpilaste käest, et no, mis mängu sulle meeldib, kes mängib seda mängu, kes mängib seda mängu, siis need mängud, mis ei ole populaarsed, et kui ma küsin, et kes mängib seda mängu, siis keegi eest tõstavad näiteks mingi punt käe ja siis need, kes leiavad, et see mäng on täiega nõme, siis käib sihuke üle klassi nagu, issand, sa oled nii nõme, miks seda mängu mängid. ehk siis tegelikult, mis mängu sa mängid, on ka lastele väga oluline teinekord ja see mõjutab ka seda, et miks on tahtmine mängida erinevaid mänge, ehk siis miks on tahtmine neid osta, miks on tahtmine seal mängus endale mingeid lahedaid riideid selga osta ja miks on tahtmine seal mängus, et ka hästi läheb, ehk siis osta endale näiteks paremaid relvi, paremat varustust, paremat mis iganes. ehk siis mis siit võiks nagu soovitusena kaasa võtta, on teadmine, et mängud on teinekord väga kallid ja tuleks jälgida seda, et kui kallid. Viimane soovitus veel, üks asi, mis aeg-ajalt juhtub väga väikeste lastega, kes ei tea tegelikult üldse, mis asi raha on, siis teinekord vanemad annavad lastele kätte telefoni, et noh, mängi natukene. ja see ei pruugi olla tingimata halb asi, kui see on hästi natukene aega ja see mäng on lastele sobilik, aga kahjuks ka lastele sobilikes mängudes on see nupp, et kas sa tahad natuke raha maksta ja kui vanema krediitkaart on seotud selle telefoniga, siis pärast võib väike üllatus tulla. Eestis ei ole juhtumeid, aga palju on riike, kus siis need asjad lähevad telefoniarve peale ja on näiteks Suurbritannias mõned aastad tagasi siis üks perekond sai 6000 naelase telefoniarve, sellepärast et laps oli hoolega vajutanud mingitele asjadele. ja noh, 1 euro, üks nael korraga, aga kui palju vajutada, siis me jõuame sinna, kus Clash of Clans on maailma kõige kallim või kõige enam raha teeninud mäng. muuseas, ennem kui järgmisele lehele lähme, Clash of Clans, Soome mäng. nii, aga räägime veel natukene mängude varjupoolest ja räägime vanusepiirangutest. kohe lähme positiivsemaks ka, ma luban. Vanusepiirangud, milleks neid vaja? tere, õpilased, mis mänge te mängite? tõstke käsi, kes mängib Minecrafti, kes mängib Fortnite'i. Fortnite'i vanusepiirang on muuseas 14. okei, aga kes mängib GTA-d, küsid sa rõõmsasti ruumi 9-aastaste ees ja tõuseb 25 käest 10. okei, 10 tavaliselt ei tõuse, on juhtunud, aga tavaliselt tõuseb seal, ütleme, 4-5 kätt kindlasti, peamiselt poiste seas. mis on GTA? ma räägin teile korraks, mis asi on GTA ja siis räägime vanusepiirangutest. GTA Grand Theft Auto on väga pika ajalooga mäng. hetkel on väljas viimane versioon on GTA 5, aga kohe-kohe-kohe-kohe tuleb GTA 6. mida seal mängus teha saab? noh, sõidad ringi, röövid inimesi, käid prostituutidel külas, politsei tuleb, laseme politsei maha. ehk siis tegemist on mänguga, mis ongi loodud selle eesmärgiga, et sa käituksid nii kriminaalselt kui võimalik. ehk siis selle mängu vanusepiir on 18+. GTA kõrvale olen ma pannud siia kood, mis oli ka meie tänase veebinari pealkiri. Call of Duty on sõjamäng, kus sina oled, tegemist on sellise mänguga, mida kutsutakse first person shooter ehk siis sina oled tulistaja ja sa ei vaata seda mitte kõrvalt, vaid sina oledki tulistaja. see tähendab seda, et sina käid ringi ja tulistad. no okei, aga kuidas see erineb Fortnite'ist, kus sa ka käid ringi ja tulistad? Fortnite on selline multikalik, hästi värviline ja mitterealistlik. Call of Duty põhineb päris sõdadel, päris sõjategevusel, sul on päris relvad, sa jooksed ringi päris Iraagis või päris Teise maailmasõja lahinguväljal. ei ole mitte, noh, on ka selliseid versioone, kus on nagu välja mõeldud asju, aga see on kõige lähem päris sõjategevusele
mis sa saad ilma kodunt välja minemata, kui sul just sõda koju ei tule. Ehk siis see on ka jällegi mäng, mille vanusepiir on 18. Aeg-ajalt luuakse veel mänge, mis ongi 18 vanusepiiriga, noh, selliseid tulistamismänge on veel, no näiteks CSGO, Counter-Strike Global Offensive, noh, CS üleüldiselt, ehk siis Counter-Strike, kus sa saad samamoodi käia ringi ja tulistada. ehk siis nende mängude vanusepiirangul on põhjus. antud juhul siis 18+ ei ole mõeldud väikestele lastele. noh, väga suurt vahet ei ole, kas 16 või 18 tõenäoliselt, küll aga 9-aastased ei peaks mängima neid mänge. Ei ole selge, kui väga arvutimängud inimesi mõjutavad. Neid uuringuid on tehtud, aga ei ole tuvastatud midagi. Küll aga siin ei ole küsimus selles, et tegemist on arvutimänguga, vaid küsimus on selles, et kui sa ei näitaks oma lapsele täiskasvanutele mõeldud filmi, siis ta ei peaks mängima ka täiskasvanutele mõeldud mängu. vaata alati vanusepiirangut. ehk siis, ja kui sa oled õpetaja ja siis tasub rääkida ka oma klassi lastevanematega, et nad vaataksid vanusepiirangut. kuigi olen kohanud ka oma siis küsimustes, et kas teie vanemad ka teavad, et te GTA-d mängite? jaa. kas nad teavad, et ei tohiks mängida? jaa. aga ma mängin isaga koos. noh, kui mängib isaga koos, siis õpetajana ei ole siin kahjuks midagi teha, aga tasuks vanematele meelde tuletada, et see sisu ikkagi, eriti osades nendes mängudes on nii realistlik, et see on sarnane nagu film. et kui sa leiad, et laps ei peaks näiteks mis selle nimi oli, Saving Private Ryan eesti keeles, mis iganes selle nimi oli, et kui sa arvad, et 9-aastane on liiga noor, et seda filmi vaadata, kus inimesed jõhkralt sõjas surevad, siis ta tõenäoliselt on liiga noor, et Call of Duty't mängida, kus inimesed jõhkralt sõjas surevad. Kahjuks ei ole kõikidel mängudel vanusepiiranguid. Vanusepiirangud on siis, kui sa ostad poest mängu, samamoodi kui sa tõmbad ta alla, kas siis mingi, noh, mis iganes poest, kas sa tõmbad ta alla näiteks Google'i poest, Google Play poest või siis Apple'i poest või siis näiteks sul on kodus Nintendo või mis iganes, siis seal on alati ära märgitud, mis on selle mängu vanusepiirang. küll aga on internetis küll ja küll suvalisi lehti, kus on lihtsalt mingid mängud üleval ja nendel ei ole vanusepiirangut, mitte keegi ei kontrolli neid. mingil hetkel levisid ka Eestis ja üldsegi laste seas väga palju Frozeni teemalisi mänge, jääkuninganna siis vist oli eesti keeles, kus siis üks peategelastest on Elsa ja olid sellised mängud, lihtsalt suvaline veebilehekülg, kus keegi oli teinud mängu, kus Elsa järsku rase oli ja sina pidid aitama tal beebit sünnitada või ma ei mäleta, mis seal täpselt toimus, aga laste seas levis see. samamoodi on igasuguseid rõvedusmänge, kus on võimalik näiteks mingisugusele käpiknukule kallale minna, teda väga julmalt läbi peksta. osad need asjad on ka siis igasugustesse poodidesse jõudnud, küll ka jällegi vanusepiiranguga, aga hästi palju on ka veebilehekülgi, mis tegelikult ei kontrolli üldse vanust. ja mis siin see soovitus on see, et olenemata sellest, mis seal karbi peal on või mis seal poes üleval on, alati vaata, mis on seal mängus see, mida see laps siis tegelikult teeb. teinekord võib juhtuda ka, et sa ei ole selle vanusepiiranguga nõus. et vanusepiirang on 12, aga sa vaatad, et noh, see küll ei ole mingi 12-aastase mäng, et see sobib lastele küll. et kindlasti vaata läbi, mida ta mängib ja tunne huvi selle vastu, mida ta mängib. kui sa oled koolis õpetaja, meil on palju õpetajaid, kes vaatavad seda webinari, siis kindlasti tasub ka aeg-ajalt laste käest küsida, mida nad mängivad ja miks nad seda mängivad. mis on veel viimane hoiatus, ma luban, siis läheb kohe positiivsemaks, on see, et nagu ma ennem ütlesin, siis mängudes saab juttu rääkida omavahel ka ja palju sellest vestlusest liigub ka mängust välja teinekord. kõigepealt mängudes saab juttu rääkida, mis tähendab seda, et juhtub ka seda, et lastega tulevad võõrad rääkima, mis iseenesest ei ole probleem. kui sa räägid mängust juttu, siis noh, räägid mängust juttu. probleem on see, kui sa hakkad küsima küsimusi, et mis su nimi on, kus sa elad, saada pilt, saada endast pilt.
ehk siis see on nüüd see koht, mida võiks teada nii õpilased kui või nii lapsevanemad kui õpetajad, et kindlasti lastele rõhutada, et enda kohta infot ei anna ja enda pilte ei saada mitte kellelegi. samamoodi tasuks rääkida lastele ka sellest, kuidas internetis käituda. Et see, kui sa oled kuskil mängus ja midagi läheb halvasti, siis teistele sõimusõnumeid saata või veel enam, klapid peas karjuma hakata või inimesi, sinu kaasmängijaid igale poole saata, ei ole okei. Ehk siis seesama nii-öelda igapäevane etikett, mis peaks olema, siis see kehtib ka nendes samades mängujututubades ja mängu siis vestlustes. Samamoodi väga palju neid vestlusi liigub, nagu öeldud, mängudest välja. äh, väga palju siis just eelkõige heli, siis kõne siis vestlusi on sellises kohas nagu Discord. Ja seal on omad serverid, kus saab ka juttu rääkida, saab ka helistada ja seal ei ole paljudes kohtades üldse mingisugust modereerimist. ehk siis tasub jällegi vaadata, mida laps teeb ja rääkida lastega üleüldiselt sellest, et mis infot nad enda kohta jagavad ja kuidas nad käituvad. Samamoodi on siin küberturbe küsimus, ehk siis väga palju nende igasuguste vestluste kaudu varastatakse ka lastelt mängukontosid. Et see on see viimane pahupool tegelikult on see, et aeg-ajalt varastatakse lastelt mängukontosid, see on hästi populaarne asi, mida teha. Ja kui küsite, et miks või kuidas, siis noh, üks viis on see, et päris paljudes mängudes, mäletate, eelmisel slaidil oli, et saab osta raske raha eest asju. Neid on võimalik maha müüa pärast, et varastatakse kontosid selle eesmärgiga, et need maha müüa. Aga isegi kui seal kontol ei ole mitte midagi müüa, siis on alati üks potentsiaalne ostja olemas, ehk siis see laps ise. Äh, tõesti sündinud lugu oma perekonnas, kus laps Discordi serveris äh, ei olnud piisavalt valvas ja ilma siis oma Microsofti kontost, kus peal oli ka Minecraft ja kaotas siis kõik oma Minecrafti progressi. tema õndeks ei mänginud üksi, vaid mängis koos oma õdede-vendadega, kes siis kõik asjad ära päästsid sealt, et see noh, vähemalt midagi ei läinud kaduma ja kõik ehitised jäid alles, aga oma kontost jäi ta ilma. Ja või noh, ta oleks saanud selle tagasi, kui ta oleks Pätile natuke raha maksnud. ehk siis ettevaatlikkus on hästi oluline siin ja seda tasuks alati õpetada nii õpilastele kui oma lastele, et internetipätte üldiselt kätte ei saada, keegi ei hakka neid pisikesi pätte ka taga ajama, et kõige kindlam on ikkagi ise olla ettevaatlik ja samamoodi suhtluses ka. ja tasub ka aeg-ajalt küsida, et aga kellega sa räägid ja millest te räägite. Aga aitab küll, lähme nüüd positiivsemaks ka, et miks üldse, sest praegu selle kõige peale jättis võib-olla sihuke tunne, et no aga paneme need mängud kinni siis. et seda ma kohtan aeg-ajalt lastevanematele, et kui tuleb juttu näiteks sotsiaalmeediast või mingitest muudest asjadest, siis lahendus on, et aga ma võtan selle telefoni ära üldsegi, et noh, siis on kõige lihtsam. ei ole lihtsam. esiteks ei toimi, küll aga, mis on ka oluline, on see, et teate, mängud on tegelikult toredad. tegelikult on arvutimängud väga toredad ja mitte ainult toredad, vaid ka kasulikud. räägime natuke siis sellest toredusest ja kasulikkusest. uuringud on näidanud seda, et mängud aitavad tegelikult väga hästi lõõgastuda. muuhulgas aitavad nad mõtteid kõrvale viia. on tehtud ka uuring, kus valupatsiendid, kellel olid siis suured valud ja nad vajasid valuvaigisti abi, siis vahepeal mängisid arvutimängu, mis neile hullult hästi noh, viis mõtted kõrvale ja see vajadus valuvaigiste järgi vähenes. ehk siis eriti, kui on stressirikas periood ja sul on vaja oma mõtteid kõrvale viia, ole sa siis laps või täiskasvanu, siis arvutimängud on selleks väga hea viis. ja ta ei erine selles osas muust meediast, küll aga ta on noh, kaasavam rohkem, sest sina saad ise mõjutada seda, mis seal toimub. samamoodi on seal ka füüsiline ja vaimne kasvutegur. on näiteks väga palju mänge, mis ongi loodud selleks või vähemalt millel on tuvastatud see, et see aitab näiteks mingisuguseid mõtteid arendada või teadmisi arendada. Üks näide, ma ennem rääkisin sellest Hearts of Ironist. Hearts of Iron on kallis lõbu, aga lapsed, kes seda mängivad, teavad jube palju ajaloost, sest et selle põhiversioon on ajalooliselt korrektne. samamoodi on mitmeid mänge, mis ongi loodud selleks, et õpetada mingeid
näiteks kas mingit ajalooteadmist või mingisugust füüsikateadmist või mis iganes. Umbes 15 aastat tagasi oli hästi populaarne Angry Birds, kus sa said linde loopida sigade pihta. See mäng oli füüsikaliselt korrektne, et igasuguseid nagu probleemilahendused ja teadmiste omandamised on väga paljudesse mängudesse sisse kirjutatud. Me võime küll mõelda, et seesama näiteks mingi sihuke mäng nagu World of Tanks või midagi sellist on ajaraisk, aga noh, lapsed, kes on World of Tanksi mänginud, teavad pärast kõiki tanke, mis kunagi on eksisteerinud ja oskavad sulle nendest kõigist rääkida. Et väga palju tegelikult saab infot nendest mängudest. Et jah, kui Mario jookseb ühest lossist teise ja otsib printsessi, siis sa väga palju targemaks sellest ei saa, aga on väga palju teisi mänge, kus siis on hästi palju just informatiivset sisu. Samamoodi arendab see igasugust noh, kõigepealt eelkõige probleemilahendusoskusi, et igasuguseid selliseid mänge, kus sul on vaja leida lahendus. Sul on vaja leida lahendus, et kuidas ma saan punktist A punkti B. Ja ma pean võib-olla mingis järjekorras asju tegema. Võib-olla seal on mingisugused spetsiifilised ülesanded, mida ma pean ära lahendama. Ehk siis see võib arendada vastavalt sellele, mis teemaline mäng on, mitte ainult teadmisi, vaid ka siis just neid oskusi, probleemilahendusoskusi ja samamoodi ka käe koordinatsiooni. Et on väga keerukaid mänge, kus on sul vaja väga õigel ajal, täpselt õigel ajal nuppe vajutada ja käsi liigutada nii, nagu see kõige täpsem viis on. Samamoodi neid samu pilte kasutatakse näiteks selleks, et treenida arste laparoskoopia läbiviimisel, ehk siis kuidas teha siis operatsioone, kus sul on pisikene auk ja siis sealt läheb sisse ja sa pead seal sees tegutsema. Ehk siis väga palju selliseid käe ja koordinatsiooni ja silmakoordinatsiooni harjutusi on hästi sarnased arvutimängudele ja teinekord arvutimänge kasutatakse selleks, et neid asju õpetada või siis harjutada. Ja rääkides ka siis mängude õpetamisest, et nagu öeldud, vahest kogemata mäng õpetab, aga on ka sellised mängud, mis on täiesti meelega õpetamiseks loodud. Ehk siis igasugused õpimängud. Noh, ennem oli juttu näiteks Duolingost, mis on pooleldi mäng ja pooleldi keeleõpe. Et selle eesmärk on sulle natuke keelt õpetada. On igasuguseid selliseid mänge ka, kus sinu eesmärk ongi see, et sa noh, pärast tead midagi, mida sa ennem ei teadnud. Näiteks õpetab sulle mingisugust noh, kasvõi matemaatikat, igasuguseid matemaatikamänge on olemas, õpetab sulle mingit uut infot ja jällegi tihti on nad niimoodi segu sellest kõigest, et sul on seal faktid, sul on seal mingi probleemi lahendus ja siis seesama lõõgastus on ikkagi ka. Ja aina enam on ka, kui te võtate ka arvutiosa siit ära ja vaatate ka igasugust muud mängulist õpet, siis seda on hästi palju, et kuidas mingi asja läbitegemine on osa õpiprotsessist. Ehk siis sul on olukord, kus see asi, mida sa tahad õpetada, on kõige parem sellisel juhul, kui sa oled mingil määral seda ise läbi teinud ja mäng aitab seda teha. Igasuguseid põnevaid simulatsioonimänge eksisteerib ja eksisteerib neid ka arvutis. Loomulikult need on selles mõttes seinast seina, et mõned on nagu vähe paremad kui teised, nagu alati on, aga äh, on võimalik ennast nagu viia täiesti hoopis teisele tasemele, kui sa ennem olid. Üks näide sellest, et mis mäng õpetab nagu natuke kogemata ja natuke meelega, on tegelikult hästi kuulus ja mida ma mainisin, Minecraft. Minecraft on huvitav mäng selle poolest, et see on nagu see, mida ma enne mainisin, et sa maandud mängus, mis sa nüüd teed ma ei tea, ise vaatad. Seal on mitu erinevat viisi, on see viis, kui võtad päris baasmäng kõigepealt, siis on seal võimalik see, kus on tegemist siis ellujäämismänguga, kus sa, mitte et sa peaksid hakkama suurelt inimesi mõrvama, kõik on kuubikud. Aga see on ellujäämis selles mõttes, et nii, nüüd ma pean leidma endale varjualuse, ma pean ehitama endale varjualuse, kuidas ma ehitan varjualuse? Ma peaks puid maha võtma, nii, mul on seda kirvest vaja, okei. Ehk siis see on täiesti puhtalt loodud selle, või noh, selle mängu eesmärk on see, et see probleemi lahendus, mis sul ongi see, et sa pead leidma endale viisi, kuidas ellu jääda, kuidas öö üle elada, öösel tulevad kollid välja
ehk siis sa võid surma saada, et see on näide seal, noh, mõtled, et okei, see on niisugune mänguline. aga ma ennem mainisin, et on inimesi, kes on ehitanud uskumatuid asju. Minecraft on näide sellest, kus on ka teine pool, kus sa võid selle ärasuremise maha võtta ja sul ongi ainult disain ja sa maandud mängu, mitte midagi ei juhtu, midagi halba ei saa mängus juhtuda. sul on lihtsalt see tohutu suur kaart, kirves, hakka tööle. võib-olla sa oled kuskilt internetist ka saanud mõne juhise või sul on raamat mõne juhisega ja sa lõpuks võid teha, mis sa soovid. okei, kuidas see õpimängudega ja kuidas see arendamisega seotud on? Minecraft on üks näide mängust, mis aitab väga noh, esiteks ta meeldib väga paljudele lastele ja täiskasvanutele ka, aga on üks grupp inimesi, keda ta väga hästi aitab ja see on inimesed, kes on autismispektril. On tuvastatud, et autismispektril inimestele meeldib Minecraft väga, eriti just see versioon, kus sa ei sure, kus sa saadki ehitada, lihtsalt ehitad ja see on viis, kuidas sa saad ennast välja elada, kui sa saad ennast arendada ja sul ei ole vaja neid sotsiaalseid suhtlusoskusi, mida igapäevaselt on vaja. ja on mitmed autistlikud vanemad ka noh, rääkinud lugusid sellest, kuidas see mäng aitas neil oma lastega lähedasemaks saada. et see, kuidas lapsed ehitasid ja siis nad nägid, mis seal toimus. Autistlikud lapsed ei ole muidugi ainsad, nagu öeldud, mäng on tohutult populaarne. Ja aja jooksul on sinna juurde tulnud ka selliseid lisavahendeid, kus siis ongi igasugused muud mingid õpielemendid ka juures. ehk siis tihti nagu väga väikesest asjast saab lõpuks väga-väga suur asi. Minecraft muidu, kui ta alguse sai, siis maksis ainult 20 eurot installida ja selle eest sa said terve maailma, mida siis ehitada. ehk siis on selliseid mänge, mis on tohutult hästi üles ehitatud ja tohutult andekad. Siinjuures ma korraks hüppan tagasi sinna negatiivse poole ka, et noh, mõned sellised mängud, kus sa saad ehitada ja probleeme lahendada, on ka natuke problemaatilised, et üks näide siin on Roblox, mis on ka laste seas äärmiselt populaarne, kus lapsed saavad ise ehitada, ise mänge ja see on selles mõttes jällegi arenduse osas suurepärane, et sa saad ennast arendada, sa saad ehitada mänge teistele lastele, fantastiline võimalus. murekoht on see, et Roblox teenib sellega raha, aga sina seda raha ei saa. ehk siis noh, tegemist on sellise ekstreemkapitalismi näitega, kus ekspluateeritakse kõiki osapooli. aga Roblox kõrvale jättes, siis on hästi palju selliseid mänge, mis on hästi toredad ja Minecraft ja paljud sellised on ka sellised, mida sa saad oma lapsega koos mängida. Või mida siis, mis aitab sind ühendada. räägin ise loo sellest, kus minu poeg oli kunagi kõvasti-kõvasti väiksem ja siis ta mängis sellist mängu, millest mina väga täpselt aru ei saanud. ta oli niisugune natukene Minecrafti moodi ja selle nimi on Terraria, aga siis ma päris täpselt aru, mina ei viitsinud eriti selle mänguga tegeleda ja mina sellest väga hästi aru ei saanud, aga aeg-ajalt, ütleme kord paari nädala jooksul oli emal väga tähtis ülesanne, et ema läks mängu, emale anti mõõk ja siis ema pidi minema kaasa, sellepärast et poisil oli vaja minna ja kaevandada mingeid olulisi asju, aga seal igasugused kollid tulid kallale ja siis oli minu ülesanne seista siis poja kõrval mõõgaga ja kõik kollid maha lüüa. ehk siis olla oma poja turvamees. ja et noh, sellised asjad ühendavad väga hästi, et sa saad leida ühise keele ja samamoodi, kui minna tagasi sinna kooli konteksti, siis täpselt nende samade mängude tutvustamine ka lastevanematele on hea ja samamoodi tasub vaadata ka seda, et mis lahendused on nendel mängudel näiteks, mida saab koolis kasutada või siis mingid elemendid, mida saab koolis kasutada, et kasvõi seesama, kui sa leiad näiteks internetis mingisuguse materjali, mis puudutab Minecrafti, siis äh, kui sa kasutad ta ei peagi olema üldsegi Minecrafti teemaline, aga kui sa tood Minecrafti teemalised asjad näiteks oma tavalisse klassiruumi, siis lastel tekib kohe rohkem seos selle toreda asjaga, mis neil kodus on olemas. nii et noh, minu soovitus on alati uurida igasuguste mängude kohta, et mis toimub ja mida seal tehakse. mis viib mind siis selle soovitussektsioonini. et üks oluline asi, mis meil on mängudes koolis, on see, et
saab õpetada mänguliselt ja saab igasuguseid asju mängudega teha. oluline on muidugi see, et sul on mingi seos tundidega, et sa läheb tundidega hästi kokku või sellega hästi kokku, mida sa õpetad, mis viib mind vaikselt reklaaminurgale aina lähemale ja lähemale, aga vaatame nii kaua korraks seda slaidi siin, et siin on üks ülesanne minu Spoofi mängust, kus siis pikalt läbi mõeldud, et mida siis teha. Et selle ülesande mõte on eelkõige tuletada lastele meelde seda, et ma isegi ei ütle õpetada, sest nad tegelikult teavad seda, aga tuletada lastele meelde, et mis infot internetis võiks siis jagada ja mitte jagada. Et see on nüüd hea näide sellest, et noh, võite ka korraks mõelda, et mis siin pildil valesti on, et seda internetti üles ei saa panna. võin öelda, et siin on 6 asja, mis tuleks ära võtta. võib korraks mõelda. Et noh, antud juhul on siin nimi, meil on telefoninumber, kellegi kohtinguportaal tundub olevat lahti, kellegi juhiluba, taga on majapilt ja noh, pildi peal on üks aluspükstes poiss. Et kõik on see info, mida internetti mitte panna. ehk siis teinekord läbi sellise mängulise saab õpetada noh, ka täiesti põhitõdesid, antud juhul siis küberturbe põhitõdesid. aga kindlasti need asjad peavad kokku sobima tundidega, mis viibki mind siis nii-öelda reklaaminurgani. ja ma toon teile ühe näite siis omaenda küberturbe mängu näitel, kus siis mängu nimi on Spoofi. Seesama screenshot oli ka Spoofist, et te olete tegelikult terve selle slideshow ajal näinud erinevaid Spoofi momente, sealhulgas neid tegelasi, kellena saab mängida. Küll Spoofi on selline mäng, mida siis, mis on mõeldud nooremale koolieale, saab kasutada koolis, saab kasutada kodus ja meie mäng on just üles ehitatud selle eesmärgiga, et seda saab tunnis kasutada just selleks, et küsida õpilaste käest, et nii, mis mõtted teil tekkisid? Mida tahaks muuta? mis on nii ja mis on naa, et tagasi tulles sellesama aluspükstes poisi juurde, siis lapsed üldiselt näevad kohe ära, mis siin valesti on. Aga noh, iseasi, kas nad pärast seda ka järgivad, aga on väga palju muid asju ka näiteks mängus, mis tekitab rohkem diskussiooni. no näiteks see küsimus, et kui keegi on sulle internetis saatnud hästi ebameeldiva sõnumi ja ütleb, et sa oled või noh, ütleb sulle ikka päris halvasti, et mida siis selle peale teha, et lastel on selles osas tavaliselt eriarvamus. ja valikuid on 3, et kas sa ütled talle siis krõbedasti tagasi, ütled talle nutuse häälega, et palun ära ütle mulle nii, või siis ignoreerid teda, et tavaliselt leiab seal nii-öelda ütlen tagasi ja kõigi 3 vahel leiab tavaliselt hääli. et noh, õige vastus on see, et ära suhtle temaga enam edasi, aga selliseid asju saab väga edukalt ka mängudes arendada. nüüd meil on Spoofi lehel ka igasuguseid lisamaterjale, küll aga on meil varsti tulemas ka üks küberturbemängude platvorm. see lehekülg, mis siin on, ei ole tegelikult see platvorm meil, siis platvorm ei ole veel avatud. ta on küll valmis, aga ta ei ole veel avatud, me alles testime seda ja piloteerime seda Eestis. võib-olla mõni, kes vaatab praegu seda minu juttu ka, on piloteerimas seda. küll aga meie projekti ülevaade on olemas siin koduleheküljel, et sügisest alates on olemas täiesti platvorm, kust leiab igasuguseid küberturbemängude kasutamise niisiis nii-öelda neid mänge kui ka siis kuidas neid kasutada. ja seal on ka igasuguseid, noh, seal on õppekava ja materjalide platvorm ja hästi palju muud sellist ka. ja selle kõige nimi on Super Cyber Kids. ja see jutt, mida ma täna siin rääkisin, siis on väga palju seotud ka ühe peatükiga ühest raamatust, mis tuleb selle aasta lõpus välja, kus on raamat lastest digimaailmas, mis on mõeldud nii lastevanematele kui õpetajatele. ja siis üks nendest peatükkidest, nagu öeldud, räägib mängudest ja minu jutt on väga paljuski selle peatüki põhjal ka täna olnud. raamatu annab välja Postimehe kirjastus ja raamatu autorid on peamiselt Tallinna Ülikooli teadlased. aga ma tegelikult mul alati on võimalik veel üht-teist rääkida, aga see osaga ma sain ühele poole ja küsiks nüüd vahepeal mõningaid küsimusi, et mina rääkisin igast juttu, aga siis, et mida teie tahaksite veel kuulda, kes meil on täna siin laivis kuulamas. kes videost pärast vaatab, siis noh, siis on nagu on.
aga ma panen nii korraks oma meiliaadressi siia ette aga pärast lähme selle juurde tagasi. aga kuulaks korraks, kas on küsimusi, et võite kirjutada chati või kasutada mikrofoni ja ähm, siis ma tean, kuhu poole edasi minna veel oma jutuga. kas meil on mõni küsimus? kasutan ise võimalust, et küsi ise. kuidas see tulevik on, kas selliseid õppemänge võiks rohkem kasutada koolisüsteemis? Et sa ütlesid, et need tegelikult on, eks ole, võivad osutuda täitsa kasulikuks, et kas noh, üks on hetkel selle, on nagu küberturvalisuse teemat vahendada, aga võib-olla kuskil laiendada veel teistesse valdkondadesse koolisüsteemis, et kas sellel oleks Mhm. perspektiivi? ja ma tean, Eestis plaanitakse ka mitut erinevat mängu ja noh, ainuüksi küberturbemänge on tegelikult päris mitu tükki ka mujal maailmas ja mujal maailmas on ka erinevaid õpimänge ja neid tuleb aina juurde ka ja mitte siis ainult ka arvutimängude kujul, loomulikult noh, paljud õpetajad on juba varasemalt näinud igasuguseid kas siis lauamänge või täringumänge või midagi muud sellist, mis ka üht-teist õpetavad, et lihtsalt jah, nüüd tuleb neid virtuaalseid mänge rohkem juurde. Mis on üks peamine takistus, on see, et need mängud on päris kallid teha ja üks võimalus on loomulikult õpimänge teha ka selle eesmärgiga, et sellega raha teenida, aga, aga noh, see tekitab muidugi oma mure, eks ole, koolis kasutuse kohta. Aga küll aga noh, on ka tasuta mänge, aga ehk kindlasti on tulevikus rohkem mänge kasutusel. Iga õpetaja muidugi mõtleb ise, mida ta kasutab ja kuidas ta kasutab. ma arvan, et alati on hea, kui on olemas tunnikavad juures, mida saab kasutada ja mida saab sättida. samamoodi noh, mida mina alati soovitan ise, olles õpetaja, siis igasugused noh, sellised mitmesugused vahendid tunnis on need, mis aitavad kaasa, et olenemata siis sellest, kas on lapsed väikesed või suured, et siis, et mida mitmekülgsem see tund on, et siis seda paremini see läheb ja noh, eriti kuna lapsed ise on väga palju digimaailmas, siis nad orienteeruvad seal noh, mitte küll paremini kui täiskasvanud, aga noh, nad on sellega harjunud. ja noh, loomulikult võib öelda, et no aga siis miks nad seal koolis veel digimaailmas peaksid olema. alati on võimalik kasutada ka mittedigimänge oma õpetamisel, aga jah, neid tuleb vaikselt juurde erinevatel teemadel ja just ka selliseid mängulisi elemente tuleb juurde, mida saab kasutada, et igasuguseid platvorme ja kõike muud sellist. küll aga rääkides asjadest, mis tuleb juurde, siis noh, näiteks tagasi minnes korra selle mängude negatiivse poole peale, siis noh, mängud teenivad hästi-hästi palju raha teinekord ja see on see eesmärk väga paljude mängudega, et teenida tohutult palju raha, et sealt tuleb ka omad probleemid juurde, et noh, õpimängud tihti ei konkureeri nende kallite mängudega. küll aga on nad noh, tihti ikkagi lastele turvalisemad, et seal ei ole suuri probleeme ja noh, see nii-öelda lastega mängudest rääkimine ja lastega suhtlemine mängude teemal on hästi oluline nii lastevanematele kui ka õpetajatele. ja noh, ütleme mängude maailmas, ütleme neid positiivseid ja negatiivseid asju on veel palju teisigi, aga noh, mida kindlasti meeles pidada, on see, et lapsed tegutsevad ja tegelevad või noh, tegutsevad maailmas ja nad mängivad neid mänge, et ilma selleta tegelikult või noh, teha nägu, et nad ei mängi ja ei saa. loomulikult on lapsi, kes ei mängi ja täiskasvanud ka, kes ei mängi. aga tegelikult on jah, nii täiskasvanute kui laste seas ikka palju-palju ja mis jällegi meeles pidada, et mängude tööstus on miljardeid ja miljardeid teenivad nad. et noh, Clash of Clans oli hea näide siinkohal. ja kui keegi tahab näha, siis Clash of Clans kuulub sellisele firmale nagu Supercell. kui te lähete laevaga Helsingisse, siis Lääne sadama juures on tohutu suur Supercelli maja. seal tunnete selle järgi ära, et Clash of Clansi ja muud tegelased on neil ümber maja pandud ja maja on uhke, ütleme nii, et maksis kindlasti päris palju raha. nii et jah, positiivseid, negatiivseid asju tulevikus, aga ma arvan küll, et mängude kasutamine õpetamises, ma arvan, paljud õpetajad juba kasutavad, aga jõuab ka teisteni.
ja just võib-olla digimängude kasutamine. aga kas on vahepeal tulnud veel kellelegi küsimusi? Hmm. kui ei ole, siis ma võib-olla räägin lihtsalt mõningaid asju mängudest veel juurde, just siis mida fookuses, et noh, mida siis õpetajad võiksid teada ja mida võiks noh, koolis eelkõige silma ja kõrva taha panna. Üks asi, mis lähme korraks tagasi sinna negatiivse poole peale, on see, et mängud aeg-ajalt tulevad ka kooli kaasa ja ma ei mõtle sellega, et noh, telefonid on koolis kaasas, vaid just mõtlen seda, et näiteks noh, lapsed lähevad mängust tülli, järgmisel päeval siis on koolis ka jällegi tülis, et seda aeg-ajalt juhtub, eriti väiksemate lastega kipub seda juhtuma. Samuti on vaja meeles pidada ka seda, et noh, mängudest räägitakse, lapsed räägivad omavahel ka. Nad üldiselt teavad, mida keegi mängib. Mängude siseselt on loomulikult ka väga erinevaid lähenemisi sellele, et noh, et kas kuidas see nagu mängija moraali mõjutab, et noh, seesama GTA oli hea näide, aga siis noh, arutatakse ka teinekord seda, et mis siis mängus toimub, mida keegi teeb ja kuidas siis keegi reageerib. samas jällegi oma kogemusest rääkides, siis noh, lapsed arutavad tihti ka ikkagi seda, kuidas neid samu probleeme lahendada, et kuidas keegi kuskilt levelist läbi sai ja kuidas võiks nagu edasi minna, et noh, tegelikult aidatakse hästi palju ka üksteisest. Veel sinna juurde ka positiivse poole pealt jällegi ka veel näiteid, et mängud aitavad väga palju lastel ka nüüd ühist keelt leida, et olen isegi näinud seda, kus lapsed, kes ei räägi isegi ühte keelt, kõige otsesemas mõttes ei räägi ühte keelt, leiavad oma ühise keele sellega, et nad mängivad sama mängu ja see on see, mis neid siis ühendab, kuni nad ühel hetkel hakkasid siis üksteisest aru ka saama. aga, ja noh, alati ei ole tegemist mänguga võib-olla sellises traditsioonilises mõttes, et või noh, nii nagu inimesed tunnevad, et on ka neid, kes on õppinud esimesed kitarri õppimised on olnud Guitar Hero mängus või siis on täiesti võimalik õppida Microsoft Flight Simulatoris lennukit lendama, mida ma küll võib-olla otseselt ei soovita, aga on hästi palju selliseid asju, mis on hästi palju aidanud. Toon veel mõningaid näiteid, et enamus mänge on loodud selleks, et sa pead kannatlik olema. ja noh, üks asi, mida mängud alati õpetavad kõige rohkem, on ebaõnn või noh, ma ei mõtle ebaõnn selles mõttes, et oi, näe, ei tulnud välja või noh, et ma ei tea, loosi ebaõnn, et ma mõtlen seda, et asi ei tule välja, läbikukkumine, et mängudes on hästi palju läbikukkumist ja sellega toimetulek on üks olulisemaid asju, mida mängud alati õpetavad. On olemas ka selliseid mänge, mis ongi loodud täitsa eksperimendi korras selleks, et õpetada inimesi äh, olema rahulikud. Oli kunagi selline mäng nagu Mightier, kus siis see oli nüüd, see ei olnud nagu kodus kasutamise mäng, vaid see oligi siis eksperimendina loodud, kus inimesed ühendati siis südamemonitoriga ja ja need olid inimesed, kes väga kergesti läksid närvi, närvi. ja siis südamemonitoriga oli mäng ühendatud ja siis nad samal ajal mängisid. ja siis mida rohkem sa närvi läksid, seda rohkem sul süda hakkas taguma ja seda raskemaks mäng läks. ehk siis mida selle mängu eksperimendi eesmärk oli õpetada inimesi oma emotsiooniga toime tulema, et noh, et sa rahuned maha, kõik on okei okay,, kõik on okei okay. Ja keskenduda eelkõige sellele, et nii, pole hullu, teeme uuesti ja noh, said oma südamelöögid jällegi alla ja siis läks mäng jälle lihtsamaks tagasi. aga just seesama läbikukkumise tunnetamine ja isegi siis, kui sa oled pikalt, terve pika leveli oled peaaegu Mario on jooksnud juba kõik läbi ja sa kukud viimase platvormi pealt alla otse laavasse. et see frustratsioonimoment on asi, mis tegelikult õpetab hästi palju just, et kuidas oma emotsioonidega toime tulla, et see on see koht ka, kus tasub lastele, noh,
või ei tasu lapsi mängudest eemal hoida, sest et ma arvan, me kõik teame mõnda inimest, kes lauamängus ei oska kunagi kaotada. Et siis, et selliseid inimesi oleks vähem, siis võib-olla need arvutimängud natukene aitaksid neil oma muresid kuidagi teistmoodi välja elada. aga seesama frustratsiooni väljaelamine on ka tegelikult osa mängude eesmärki, et jah, see tundub küll, et palju raha on ja kõik see, aga siis see, kui sa saad mängus kellelegi vastu nina anda, siis parem on see, kui sa lähed päriselt vastu nina andma. Ja kui rääkida veel arengust, siis kui hästi palju nendest asjadest oli juttu, olid sellised asjad, mis on nagu pigem noh, võib-olla nooremale koolieale, siis on ka sellised mängud, mis on eelkõige jällegi vanematele lastele või siis täiskasvanutele mõeldud, kus siis on näiteks eesmärk või noh, mitte siis isegi eesmärk, aga siis mängu läbimise üks olulisemaid elemente on see, et sa pead tegema hästi raskeid valikuid. Äh, mõni aeg tagasi tehti telesarjaks selline sari nagu või selline asi nagu Last of Us ja kas Eestisse ka jõudis see telesari, aga HBO-s minu meelest oli see kättesaadav ka Eestis ja see põhineb mängul, kus on toimunud siis zombi apokalüps, aga see ei ole see mäng, kus sa käid ringi ja lööd zombile kirkaga pähe, mis ei ole filosoofiliselt just väga huvitav. aga Last of Us on selline mäng, kus sa pead tegema hästi palju keerulisi valikuid ja väga palju on selliseid mänge, kus sa pead tegema keerulisi valikuid ja sa pead elama nende valikutega. ehk siis ei ole mustvalgeid valikuid, ei ole hea ja halb, et sa pead tegema sellise kõik on hall ja sa pead tegema sellise otsuse, et noh, kas teha nii või teha naa ja siis sa pead sellega pärast toime tulema. ja väga palju filosoofilisi küsimusi tuleb sellistest mängudest samamoodi, et näiteks seesama Last of Us on, ma küll ütlesin, et see on zombid, aga tegemist on ikkagi noh, zombistunud inimesed, aga see on selline ähm, noh, nagu natuke teistsugune lähenemine kogu sellele zombi küsimusele ja just need erinevad tegelased, keda sa kohtad, kellega sa suhtled, mida sa neile ütled, kuidas sa nendega läbi käid, et väga palju selliseid keerulisi filosoofilisi probleeme on mitmetes mängudes. nii et noh, kuigi ma kulutasin päris palju aega rääkides sellest, kuidas mängudes on palju probleeme, siis tegelikult mängudes on ikkagi märkimisväärne osa on ka see, kus on võimalik leida endale just need kõige paremad või noh, leida endale midagi sellist, kus on eelkõige see õpetamise moment on hästi suur, kas siis kogemata või meelega. ja noh, tulles tagasi sellesama Angry Birdsi juurde, siis kuigi on juttu sellest, et paljud mängud on frustreerivad, siis Angry Birdsi puhul oli alati see, et see oli frustreeriv küll, aga sa lõpuks ikkagi pidid leidma selle lahenduse. et kui sa selle õige linnu õige nurga all õigesse kohta suunasid, siis sa ikkagi said need põrsakesed ilusti sealt alla kukutada ja sa said järgmisele levelile minna. ehk siis ja sa pidid vaatama väga täpselt, et kas ta natuke ülespoole või allapoole, et sa harjutasid ikkagi kätt sellele, et kuidas erinevatest materjalidest läbi murda ja mis on need täpsed nurgad. et noh, näiteks esimene asi, mis kõik mängijad õppisid, on see, et kui sa lennutad oma linnu kohe hästi kõrgele üles, siis ta tuleb sealt samast koha ülevalt alla tagasi ka, et ta tihti ei jõuagi nende põrsakesteni välja. nii et noh, sa õpid erinevaid asju ka nende mängudega ja seda on kindlasti hea kasutada või noh, hea mängida, aga kui me räägime koolis kasutamisest, siis mida rohkem on igasuguseid noh, mängulisi vahendeid, siin oleneb ka erinevatest valdkondadest, et mina õpetan eelkõige koolis siis oma sotsiaalteaduslikku valdkonda või siis küberturvet, aga on igasuguseid põnevaid mänge, mida saab kasutada näiteks algklassides laste matemaatika õpetamisel, saab kasutada igasuguseid füüsikamänge on olemas, ehk siis väga palju asju on, mida saab kasutada selleks, et õpilased saaksid targemaks, aga noh, tänase jutu eesmärk ei olnud ainult, et õpilased saaksid targemaks, vaid rääkida ka sellest, et noh, õpilastega tuleks rääkida ka sellest, mida nad vabal ajal mängivad. esiteks saab ise targemaks
ja samamoodi saab siis teinekord suunata, kui on kogemata jõudnud sinna, et 9-aastane käib mingil põhjusel prostituutidel külas kogu aeg. nii et seda tasub ka meeles pidada. Aga ma võtaksin veel võib-olla mõne küsimuse, kui meil on mõni küsimus. Siin on üleval ka minu meiliaadress, kui keegi soovib mulle kirjutada, midagi küsida, kas või soovitust. ja siis äh, siin on ka meie Spoofi aadress. aga kas on mõni küsimus? Midagi, mida tahaks küsida? On Sander, sul veel mõni küsimus? ei, mul otseselt rohkem ei olegi, nii palju huvitavat materjali sai selle tunnikese jooksul, et siit on palju, millele mõelda. Mhm. Aga siis sellisel juhul ma tänan kõiki kuulamast ja lasen teid edasi tegutsema mis iganes valdkonnas, mis iganes teid ootab.